V22 Osprey on üks minu lemmikõhusõidukeid, tänu oma võimele hõljuda nagu helikopter. Ja seejärel üleminek horisontaallennule nagu tavaline lennuk, mis võimaldab tal maanduda peaaegu kõikjal. Tegelikult olen ma viimase 10 aasta jooksul ehitanud mitmeid vertikaalse stardi ja maandumisega õhusõidukeid, mis meenutavad Osprey'd, millel on iseloomulikud tiiva otstes asuvad mootorid, mis pöörlevad lennuki üleminekul. Aga minu viimasest VTOL projektist on juba tükk aega möödas. Nii et selles videos näitan teile, kuidas ma disainin ja ehitan iga üksiku raadioteel juhitava VTOL lennuki komponendi. Olen otsustanud valmistada kere klaaskiust tugevdatud plastist, kuna see on kerge ja üsna vastupidav kõva maandumise või kokkupõrke korral. Ainus probleem on see, et need lehed on vaid 1 mm paksused, kuid 3D prinditud osade lisamisega saab jäikust oluliselt suurendada. Kere tagaossa saab olema lihtsalt sirge süsinikkiust toru, kuna tiiva taga pole vaja midagi kinnitada. Välja arvatud tüür ja kõrgusrool, mis muudab lennuki välimuse pigem mudelhelikopteri kui lennuki sarnaseks. Järgmine samm on lisada peamised tiiva pandetalad, mis kasutavad samu süsinikkiust torusid nagu sabaosa. Ja need kinnitatakse omavahel kokku 3D prinditud komponentide ja täiendavate klaaskiudlehtedega, mis annavad tiivale 8-kraadise ülespoole tihetraali nurga ning lisavad tugevust. Seejärel saab tiiva kandetala kere sisse libistada ja kinnitada paari boltiga, moodustades tugeva, kuid kerge raami. See on selle tüüpi VTOL lennuki puhul oluline, sest hõljumise ajal hoitakse kogu lennuki raskust tiiva otste peal, erinevalt tavalisest lennukist, kus tiib toetub kogu ulatuses tõstejõule. Rääkides tiiva otstest tõstmisest, liigume edasi mootori kinnituste juurde. Varem olen katsetanud mitmeid erinevaid mehhanisme mootorite kallutamiseks. Näiteks minu esimene 2 servoga lahendus, kus üks suur servo kallutas mootorit üleminekuks ja väiksem servo kallutas seda hõljumise juhtimiseks. See töötas üsna hästi, kuid oli ka üsna raske. Nii et oma teisel VTOLil kinnitasin mootori sõna otseses mõttes otse ühe servo külge, mis tegi nii ülemineku, kallutamise kui ka hõljumise juhtimise. Minu 3. VTOL kasutas samuti ühte servot, kuid kandis pöörlemise üle hammasrataste paari kaudu, et vähendada koormust servolaagritele. Ja lõpuks minu 4. VTOL, mis kasutas ühte servot, et kallutada mõlemat mootorit tiiva kaudu läbiva võlli abil, mis oli üsna kerge, kuid polnud ideaalne, sest mootoreid ei saanud üksteisest sõltumatult kallutada. Seega oli juhtimine hõljumise ajal piiratud. Kuna sellel lennukil on ainult 2 mootorit, on see nagu üritaks tasakaalu hoida kahejalgsel taburetil. Nii et selleks, et lennuk saaks hõljumise ajal juhtida piki ehk tangentsuunda, peab ta neid mootoreid edasi-tagasi kallutama. See töötab nii, et tekitatakse nihe tõukejoone ja massi keskme vahel, mis paneb lennuki pöörlema. Ja mida kiiremini see mootor suudab pöörata, seda tundlikum on piki ehk tangentsuuna juhtimine. Ja seetõttu, kui gyroskoopiline juhtimine on rakendatud, muutub lennuk stabiilsemaks. Seega on see kallutusmehhanism loodud võimalikult kergeks, kus servo on kinnitatud tiiva kandetalale, et vähendada pöörleva osa massi, muutes selle loodetavasti nii tundlikuks kui mehaaniliselt võimalik. Nii et ma printisin kõik kallutusmehhanismi komponendid 3D printeriga ja liimisin kokku mõned osad, mida ei saanud ühe tükina printida. Seejärel saab mootori ja servo samuti oma kohale boltidega kinnitada, mille külge saan kallutuse juhtimiseks kinnitada suure 3D prinditud hammasratta. Need 2 poolikut osa sobituvad siis omavahel kokku ja saab libistada tiiva kandetala peale, kinnitades servo osa boltiga, et see ei keerleks. Ja ongi valmis. Kerge ja lihtne mootori kallutusmehhanism ning mootori ja servo juhtmed saab kenasti läbi tiiva kandetala juhtida. Nüüd, nagu te ilmselt ette kujutate, peavad mootorid ja kallutusmehhanismid töötama üsna kiiresti. Lennuki stabiilsena hoidmiseks hõljumise ajal peab see olema päris kiire. Nii nagu droon vajab gyroskoope ja kiirendusmõõtureid mootori pöörlemiskiiruste arvutamiseks, vajab ka see lennuk neid. Tavaliselt on need gyroskoobid ja kiirendusmõõturid pakitud seadmesse, mida nimetatakse lennukontrolleriks, mis kogub kõik andmed anduritelt ja ühendab need edastatud juhtsignaaliga, et öelda droonile, kuhu suunas liikuda. Kahjuks ei ole selle tüüpi vertikaalse õhkutõusu ja maandumisega lennukite jaoks valmis lahendusi olemas. Seega vajame midagi veidi kohandatumat. Õnneks on VTOL võimeline lennukontroller välja töötatud mehe nimega Nicholas Rimbaud tema magistritöö raames. Ja ta on postitanud YouTube'i hulga videoid kõigist erinevatest projektidest, kus ta on seda lennukontrollerit kasutanud. Tema lennukontroller töötab nii, et see kasutab väikest protsessorplaati nimega Tinsi, mis on ühendatud gyroskoobi ja kiirendusmõõturi plaadiga, et tuvastada lennuki asendit. Need 2 elektroonikaplaati on kõik, mida on vaja lennukontrolleri ehitamiseks, ja see töötab spetsiaalse koodiga, mida nimetatakse Dreamflight. Nüüd, olen varem palju Arduino programmeerimist teinud ja õnneks töötab ka tema lennukontroller Arduino koodiga. Seega leidsin, et seda on väga lihtne kasutada ja ausalt öeldes avaldas see mulle väga muljet. Kuna kogu kood on hästi üles ehitatud ja lihtne lugeda,
Tundub peaaegu lennuki konfiguratsioonide võimalused on lõputud. Nii et olen kindlasti elevil tema koodi selles projektis kasutamise üle ja tõenäoliselt kasutan seda ka paljudes tulevastes projektides. Lennujuhtimisseadme juhtmete lihtsustamiseks kinnitasin komponendid prototüüpplaadile. See tegi kõikide TINSi väljundite ühendamise servode ja mootorite pistikutega lihtsamaks. Ja mõne testkoodi reaga töötas gürostabiliseerimine hästi. Järgmine samm on mootorite elektroonilise kiiruskontrolleri jootmine, milleks olen valinud 4 ühes kiiruskontrolleri. Need on mõeldud kasutamiseks droonides, kuna neil on 4 mootoriväljundit. Minu lennukil on küll ainult 2 mootoriväljundit, kuid üllataval kombel on see lahendus kompaktsem kui 2 eraldi mootorikontrolleri kasutamine. Seejärel saab kõik signaalijuhtmed ühendada lennukontrolleriga, samuti vastuvõtja ja 5-voldise pingeregulaatori, et toita servosid. Ja oligi aeg hakata koodi kirjutama. See on peamine segamiskood, mille ma selle konkreetse lennuki jaoks kirjutasin. Ja kui sul on huvi teada saada, kuidas see töötab, siis see on väga sarnane segamiskoodile, mille ma kirjutasin oma eelmise VTOL-i jaoks, mille lingi panen alla kirjeldusse. Kui kõik mootori ja servosuunad olid seadistatud, panin propellerid külge, et kontrollida, kui hästi see väliste liikumiste eest kompenseerib. Mida ma ei soovita proovida, sest see pole just eriti ohutu, aga see tundub palju tõotav. Aeg esimeseks hõljumise testiks. Esimene katse. See tõesti lendab juba esimesel katsel ja kohe hakkab vihma sadama, nii et parem lähen tuppa. Kui ma ootasin, et vihm lõppeks, lugesin veel kord läbi lennukontrolleri koodi ja märkasin, et olin selle valele lennurežiimile seadnud. Nii et ma vahetasin lennurežiimi ja õnneks tuli järgmise katseajaks päike välja. Ja seekord oli see palju stabiilsem ning tundus nii loomulik lennata, et ma tegin lõpuks mõned piruetid. Ja mõned 8-kujulised manöövrid. Ja siis maandusin enne, kui oleksin suutnud selle maha kukutada. Nüüd peame sellele asjale lihtsalt tiiva ja saba lisama ning vaatama, kuidas see lennukina lendab. Nagu võite ette kujutada, on VTOL lennuki tiib väga oluline. Sest erinevalt tavalisest lennukist, mis kasutab õhkutõusuks ja maandumiseks lennurada, peab VTOL lennuk seda kõike tegema juba õhus olles. See tähendab, et see peab kiirendama 0 õhukiirusest kuni kruiisikiiruseni võimalikult sujuvalt ning samuti aeglustama kruiisikiirusest hõljumiseni võimalikult sujuvalt. Õnneks on olemas veebileht nimega airfoiltools.com, mis loetleb hulgaliselt erinevaid aeroprofiile ning nende tõste- ja takistusandmeid. See aitab mul otsustada, millist mul vaja on. Pärast paljude aeroprofiilide võrdlemist otsustasin kasutada NACA 4412, sest selle tõstejõu koefitsiendi ja ründenurga graafik on väga lineaarne, vahemikus -5 kuni +9 kraadi ründenurk. Ja kuna ma kavatsen tiiva paigaldada 3-kraadise positiivse nurgaga, saab lennuk nina tõsta või langetada 6 kraadi mõlemas suunas ilma negatiivset tõstejõudu tekitamata või ülekoormuseta. Näiteks siin on vähem soovitav tiib, kus tõstejõu koefitsient langeb kiiresti alla 0 kraadi ründenurga juures. Nüüd, kui tiiva profiil on valitud, mis on parim viis tiiva ehitamiseks? Varem olen ma 3D prinditud tiiva ribisid ja voltinud vahplaati nende ümber, et luua ligikaudne tiiva profiil. Aga see pole tavaliselt eriti täpne, sest vahplaat hakkab 3D prinditud ribide ümber deformeeruma. Seega selle asemel kavatsen ma kogu tiiva 3D printeriga välja printida materjalist, mida nimetatakse kergeks PLA-ks. See materjal vahutab 3D printimisel ja kaalub 40% tavalisest 3D prindist. Selle materjali ainus probleem on see, et vahutamisest tingitud paisumine teeb printeril väga keeruliseks korralike prinditööde tegemise. Las ma näitan teile üht näidet. Siin prinditakse aeroprofiili ilma sisemise struktuurita ja nagu näete, järgib printer lihtsalt aeroprofiili pidevat kontuuri. Kui me aga tahame lisada sisemise ribi, et selle tugevust suurendada, peab printer peatuma ja tõstma otsiku, et liikuda sisemise ribi juurde. See jätab endast maha liigset materjali, mille vahutamisprotsess otsikust välja surub. Ja tavaliselt lahendatakse see nii, et plastikut tõmmatakse printerist tagasi, et ekstrusioon peatada. Aga see ei tööta kerge PLA-ga,
selle vältimiseks tuleb tiib kujundada nii, et printer saaks kogu printimisprotsessi vältel joonistada pidevat joont. See tähendab, et kui tahame tiivale sisemist ribi lisada, peame tegelikult sellise pilu sisse lõikama. See muudab ribi osa välimisest profiilist ja eemaldab vajaduse, et printer peaks otsikut tõstma, mis mitte ainult ei eemalda tagasitõmbamise protsessist järele jäänud liigset materjali, vaid vähendab ka printimise aega. Nüüd, loomulikult, üksik ribi ei ole piisavalt tugev, et toetada kogu tiiba. Seega olen ma kulutanud palju aega disaini seadistamisele, et saavutada see tulemus. Kus sisemised ribid moodustavad ruudustiku mustri ja igal ribil on keskel auk, et vähendada kaalu. Ja kogu see tiib saab printeri abil valmistada ühe pideva joonena, mis annab kiirelt prinditava ja kerge tiiva. Kui kõik tiiva osad olid välja prinditud, hakkasin neid kokku liimima, kasutades tiiva tugitalasid nende joondamiseks. Iga tiiva pool on 64 cm pikk ja kaalub umbes 90 grammi. See polegi väga halb, arvestades, et tegemist on väga täpse aerodünaamilise profiiliga. Või vähemalt palju parem, kui ma suudaksin teha muudest materjalidest. Need tiivad saab seejärel libistada tiivatugedele ja lukustada kere külge, nii et tulemuseks on väga modulaarne disain. Nii et kui tiivad peaksid kahjustuma ja vajavad väljavahetamist, saan ma 1 või 2 päevaga täiesti uue tiiva välja printida ja need lihtsalt ära vahetada. Võid märgata, et sellel tiival ei ole ühtegi juhtpinda ega klappe. Ja see on sellepärast, et ma loodan lennukit juhtida mõne erineva segamismeetodi abil. Vaatame siis üle, kuidas see lennuk ennast juhib nii hõljumisel kui ka edasilendamisel, alustades põikteljest. Nagu varem mainitud, töötab hõljumise ajal tangentsiaaltelje juhtimine mootorite edasi-tagasi kallutamisega. Ja see toimis esimestel katsetuslendudel hästi. Aga te märkate ka, et tagumine kõrgustüür liigub samuti. See ei aita lennukit hõljumise ajal tangentsiaalteljel kallutada, kui tuult pole. Kuid kui on kerge vastutuul või lennuk liigub aeglaselt edasi, aitab see mootorite kallutamisele kaasa. Rulljelli juhtimiseks töötavad mootorid samamoodi nagu tavalise drooni puhul. Üks kiireneb ja teine aeglustub. See on väga tundlik tänu drooni mootorikontrollerite tehnoloogiale. Hõrtjelli juhtimiseks kasutatakse taas mootorite kallutamist, kuid seekord vastassuundades, tekitades ühel tiiva otsal ettepoole suunatud jõu ja teisel tagasuunatud jõu. Ja nagu võite ette kujutada, on kõigi nende liikumiste samaaegne kombineerimine põhjus, miks on vaja lennukontrollerit. Üleminekul sulanduvad juhtimised ja liikumised edasilendamise režiimi, kus ainus asi, mis ei muutu, on tagumise kõrgustüüriga liikumine. Seega, et lennukit kallutada, on mootorid nüüd lukustatud asendisse, et toota ainult tõuget, kuid tagumine kõrgustüür töötab edasi nagu tavalise lennuki puhul. Kuid erinevalt tavalisest lennukist kasutatakse rulljuhtimiseks tegelikult mootorite kallutamist, mitte tiibadel asuvaid pöörisroolide. See on ebatavaline meetod lennuki rullimise juhtimiseks, kuid teoorias peaks see töötama ja sellel võib tegelikult olla ka mõningaid eeliseid, kuna rulljuhtimine ei sõltu vastu tulevast õhuvoolust, nagu see oleks, kui lennukil oleks pöörisroolid. See tähendab potentsiaalselt, et lennukil säilib täielik rulljuhtimine ka ülestõusu ajal. Siis kasutab lennuk suunajuhtimiseks edasi lennates diferentsiaalset tõukejõudu, et lükata üks tiivaots ettepoole ja teine tiivaots tahapoole, kuna sabaroolil ei ole liikuvat juhtpinda. See tähendab, et teoorias saame juhtida kõiki lennuki telgi nii hõljumisel kui ka edasi lennul. Ainult 5 liikuvate osaga, kaasa arvatud mootorid, jääb lennuk mehaaniliselt lihtsaks ja kergeks. Seejärel ehitasin lihtsa sabaosa vahtplaadist, kuna sellel lennukil pole vaja konkreetset aerofooli nende kiiruste jaoks, millega ta töötab. Ja paigaldasin kõrgrooli servo sabarooli sisse, seejärel saab selle libistada sabatorule. Ja oleme valmis järgmiseks katseks. Sel päeval oli väga tuuline. Aga märkasin kiiresti, et üks kallutusmehhanism vibreeris palju rohkem kui teine, mis oli muret tekitav, sest elektroonika peaks liigutama mõlemad servod sama kiirusega. Siiski olin ma meeleheitel seda lennukasset tegema, nii et viisin selle ikkagi välja põllule. Vaatamata sellele, et tuul lennukit raputas, suutsin ma seda siiski juhtida, kui tiirutasin hõljumisrežiimis ringi. Siis proovisin üle minna edasi lennule ja sain kiiresti aru, et mul oli peaaegu olematu rulljuhtimine. Nii et läksin kiiresti tagasi hõljumisrežiimi ja maandusin turvaliselt. Kui koju tagasi jõudsin, sain aru, et üks kallutusservo ei liikunud nii kiiresti kui teine ja läks üsna soojaks. Selle põhjuseks oli minu viga, sest kui ma kallutustelge kokku panin, ei saanud ma aru, kui palju takistust seal oli. See pani servole palju soovimatut koormust. Et seda enam ei juhtuks, vahetasin servot palju suuremate ja kiiremate vastu ning kõrvaldasin mehhanismist kogu takistuse. Nüüd on isegi mootori kaal piisav, et telge alla liigutada. Samuti, tänu nende uute servode suuremale pöördemomendile, saan kasutada teistsugust ülekande arvu, mis võimaldab mootoritel rohkem kallutada ja seega loodetavasti annab mulle rohkem rullkontrolli edasi lennates.
seega oli järjekordne kiire hõljumistest aias edukas ja mõlemad servod liikusid sama kiirusega. Kuigi lennuk tegi üsna halba vibreerivat häält, mis oli tingitud liigse lõtkust kallutusliigendil. Seda saab aga hõlpsasti parandada väikese klambriga tiiva kandetalal, mis takistab selle liikumist. Ma ei teadnud veel, et peagi ilmnevad veelgi suuremad probleemid, kuid nendega tegeleme hiljem. Teeme nüüd korraliku proovilennu. Üleminekul liti vajutamine minu puldil oli peaaegu sujuv. Kui lennuk minust eemale kiirendas ja uute servodega töötas rulljuhtimine väga hästi. Ausalt öeldes lendas see nagu tavaline 4-kanaliga raadioteel juhitav lennuk. Aga üks asi, millega ma polnud arvestanud, on selle lennuki väike õhutakistus, mis teeb väga raskeks aeglustamise hõljumiseks. Õnneks saan hõljumisrežiimis selle lihtsalt enda poole tagasi lennutada nagu kopteri. Järgmine üleminek edasi oli veidi kahtlane, kuna mul on ülemineku kiirus seatud nii, et mootorid pöörduvad umbes 3 sekundiga, mis on liiga kiire ja põhjustab nina allapoole vajumist. Ja samuti pean ma harjutama sisse tulevaid üleminekuid, sest nina üles tõstmine kiiruse vähendamiseks põhjustab tiiva kiiret tõste kaotust, kui tiib üle tõmbub. Mis toimub tiibades olevate lainetustega? Kerge PLA, millest tiivad on trükitud, hakkab sulama umbes 200 kraadi juures ja seda 3D prinditakse umbes 245 kraadi juures. Kuid PLA võib hakata deformeeruma juba 50 kraadi juures. Ma ei arvanud, et see nii kiiresti deformeerub, eriti siin Ühendkuningriigis, aga ilmselt ei aita kaasa ka see, et see on tume matt värv. Lihtsaim lahendus sellele on tiib valgest materjalist välja printida. Aga oletame, et ma jätsin selle kuumal päeval autosse. See võiks põhjustada ka tiiva sulamise, isegi siis, kui see pole otsese päikesevalguse käes. Nii et ma pean tiiva ümber kujundama. Sellel uuel tiival on 2 korda rohkem sisemisi ribisid, mis tähendab, et välimine tiivakate on paremini toestatud. Aga ma kujundasin ka ribide augud ümber, et need sobituksid paremini tiiva aerodünaamilise kujuga, mitte ei oleks lihtsalt ümmargused augud. See tõi kaasa väikese 5,5% kaalutõusu, kuid peaks loodetavasti vähendama igasugust kõverdumist. Ma printisin ka teise kujunduse, millel olid tiiva ulatuses lisaribid, kuid see oli 20% raskem kui esimene kujundus. Nii et peame nägema, kuidas need kõik päikese käes vastu peavad. Kui ümbritsev temperatuur on 34 kraadi Celsiuse järgi, ma panin üles kõik 3 tiivakujundust, samuti teise kujunduse valge versiooni ja eemaldasin varjukatte, et tiivad oleksid päikese käes. Ja väga kiiresti jõudsid tumedamad tiivad piirini, kus PLA hakkab deformeeruma, samas kui valge tiib ei ületanud kunagi 40 kraadi. Umbes 30 minuti pärast päikese käes oli selge, et esimene kujundus oli väga deformeerunud, kuid 2 uut kujundust pidasid hästi vastu. Seega otsustasin teise kujunduse printida valgest materjalist, kuna see on vaid veidi raskem kui esimene kujundus, kuid peaks üle elama need harvad kuumad päevad, mis meil siin Ühendkuningriigis on. Eemaldasin ka tagumise kõrgrooli servo sabast ja paigaldlasin selle kere sisse, et viia massikeskus ettepoole. See tõstab lennuki lõpliku kaalu 1,26 kilogrammini, mis ei ole probleem nendele mootoritele, mis suudavad kumbki toota peaaegu 2,5 kilogrammi tõuget. Ja need on samad mootorid, mida kasutasin oma eelmises videos elektrijalgratta jõustamiseks. Samuti tiiva ulatusega 1,3 meetrit on selle tiiva koormus umbes sama kui sellel raadioteel juhitaval Carbon Cube'il. Aga ma olen kindel, et me kõik nõustume, et see VTOL on palju ägedam. Uue tiivaga ei pannud lennuk isegi väikest kaalutõusu tähele ja üleminek edasilennule oli väga sujuv tänu suurele tõstejõule ja madalale ülekatkestuskiirusele. Mul on alati raske kokku võtta selle lennuki omadusi, mille olen ise kujundanud ja ehitanud, sest loomulikult olen ma erapoolik ja ütlen, et see lendab suurepäraselt. Sellel lennukil on ka oma miinused, näiteks klappide puudumine teeb aeglustamise keeruliseks, kui tagasihõljumisasendisse minna. Ja eesripuv katmata aku ei ole ilmselt parim idee, kui peaks juhtuma avarii. Seega võib-olla ehitan tulevikus selle ümber aerodünaamilise kesta. Samuti võib tunduda halb mõte, et ainult üks liigutatav juhtpind on kõrgustüüril. Kui mootor peaks üles ütlema, ei saa lennuk pöörata. Aga ausalt öeldes, kui mootor peaks hõljumise ajal üles ütlema, kukuks lennuk niikuinii alla ja droonid sõltuvad samuti täielikult oma mootoritest. Nii et võrreldes minu teiste VTOL lennukitega on see kindlasti seni parim. Eelmisel VTOL lennukil polnud hõljumise ajal üldse suunakontrolli ja väike tiivapind tegi ka edasilennu natuke keeruliseks. Sellele eelnenud VTOL oli väga raske tänu alumiiniumist tiivapalkidele, rasketele kallutusmehhanismidele ja kohutavale vahtplaadist tiiva profiilile.
Pean tunnistama, et eelmine VTOL oli küll millega mulle kõige rohkem meeldis lennata. Sellel oli korralik tiivaprofiiliga tiib, kuna ostsin tiiva komplektist. Ja sarnasus kalakotkaga oli päris lahe. Ja lõpuks minu esimene VTOL-i versioon, millesse ma süvenema ei hakka, nagu te ilmselt näete, oli see sisuliselt lendav buss. Nii et kõik need asjad, mida ma viimastel aastatel olen õppinud selle uue VTOL-i ehitamiseks, on kindlasti olnud seda väärt. Alates kergest mootorist, kallutusmehhanismidest ja täpsest 3D prinditud tiivast kuni uusima droonimootorite tehnoloogiani. Ma olen kindel, et ma tulen selle juurde mingil hetken tagasi, kui droonitehnoloogia ja 3D printerite võimalused paranevad. Aga seni on see olnud minu YouTube'i kanali kõige kauem kestnud sari, mille esimene VTOL video laaditi üles aastal 2013. Sellest ajast alates on see kanal tõesti kasvanud. Aitäh kõigile teile, kes tahate minu projekte jälgida. Ja eelmisel nädalal ületas selle kanali tellijate arv 1 miljoni. See on ausalt öeldes nii uskumatu ja ma ei suuda teid kõiki piisavalt tänada. Loodan, et see projekt ja video olid teile huvitavad ning ehk õppisite sellest isegi midagi. Enamik projekteerimistööst tehti juba detsembris ja jaanuaris, kus ma tõenäoliselt veetsin umbes 3 või 4 nädalat ainult tiiba projekteerides. Aga ma arvasin, et see oleks ideaalne aeg projekt lõpule viia ja video üles laadida miljoni tellija tähistamiseks. Nii et suur aitäh teile tellimise eest, suur aitäh vaatamise eest ja järgmise videoni. Head aega!